Eesti vanemas kunstis on sage, et figuraalkompositsioonides ehk mitmeid inimesi kujutatavates maalides antakse näod edasi visandlikult kõigest mõne pintslitõmbega. Küll aga on alati erilise tähelepanu all silmad. Isegi kui silmi ei maalita väga detailselt ja realistlikult, siis on nendesse koondatud meeleolu ja psühholoogia. See erakordne suuremõõtmeline sõja-aastatel valminud teos, mis on märgitud ka Kreenbergi monograafias, on esinenud korduvalt näitustel ja kantud autorile niivõrd iseloomulikust ekspressiivsest melanhooliast ja mõtlikkusest. Teos kujutab pärijaid. Iga portree siin räägib küll omaette loo, kuid on siiski vihjeline. Autor ei koorma meid liigsete viidetega inimestele. Pigem kannab maal endas üldistust, mille ülim läbitöötatus viitab olukorra meeleseisundile, muutes selle teema mitmetähenduslikuks eksistentsiaalseks üldistuseks. Johannes Võerahansu oli üks viljakamaid autoportreede loojaid, kes jäädvustas end ikka ja jälle. Sel 1944. aasta enesesilmitsusel on ta meisterlikult napp. Raiskamata liialt ühtegi pintslitõmmetega värvi, suudab ta kõigest loetud vahenditega luua imelise üldistuse. Head autoportreed ei kõnele kunagi vaid autorist endast, vaid inimeseks olemisest laiemalt.